Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele või siis kuulajatele, kes kuulavad meid erinevatelt teistel platvormidel, on see YouTube, SoundCloud või mis iganes muu platvorm, aga algamas on saade Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning nagu ikka stuudios, kuidas võib öelda, mulle juba tegelikult hakkab meeldima sõna, demagoogitsevad Andra Roos ja Maksim Romanovitš. Nojah, vaata niimoodi ta on, et alguses meie saade sai alguse ju, tere ka kõikidele, sai ju alguse sellest, et ma siin pidasin teaduslikke loenguid rahast ja ühistegevusest ja kõigest ja lõpuks oleme ikka välja jõudnud nagu demagoogiani. Ja, kus ikka, no, sest et ka see puudutab raha, olgem ausad, ega ilma selleta ei saa, aga alustaks sellest, et tegelikult siin ütleme, majanduses on meil väga turbulentsed ajad toimumas, et mida mina siin üks päev just panin tähele, on, et kulla hind on rekordiliselt kõrge ja me teame ju, et Tartu Hoiu-laenuühistul on ka ikka korralik kullavaru olemas. Kullavaru ja korralikud kullahoiustajad on ka veel. Et siin koha peal võib-olla natukenegi tuletaks meelde, et Andro, et kui inimene tahab kulla oma nii-öelda raha hoida ja seda läbi Tartu Hoiu-laenuühistu, et millised tal nagu võimalused on, et kuidas on, et tood raha sisse ja siis seotakse selle kulla hunnikuga, mis hoiu-laenuühistul on või kuidas see asi käib? Et on kaks varianti, et üks on kullahoius, teine on Eesti vekslid, mis on ka ju kullaga seotud. Kullahoius on meil juba, ma ei teagi, 2010. aastast äkki ja tegelikult need, kes sinna toona sisse panid, ma mäletan, nad ostsid ikkagi alla 30 euro. Ja oma esimest kullavarut Tartu Hoiu-laenuühistu kostis seetõttu alla 30 euro gramm. Kilohind siis 30 000, nüüd on tänaseks tõusnud peaaegu 100 000 kilogrammi hind. Nii et ikkagi 3-kordne tõus ja rohkem sinna peale, eks ole. Nii et need on ikka kõvasti võitnud, need, kes on sellest ajast nagu hoiustajad, sest me maksame seda kasvikut välja, nii et inimesed on ikka saanud leivakõrvast nagu piisavalt nagu sealt, kes on kullahoiust pannud. Ja mõned aastad on juba meil siis Eesti veksel olnud seotud ka, ütleme, kullaga. Et tegelikult kaks varianti ongi, et kas kullahoiust teha, sinna saab ka füüsilist kulda tuua, vekslitesse füüsilist kulda tuua ei saa, või saab siis rahast sisse maksta kullahoiusele ja siis teatava koguse kulda paneme siis sinna kullalepingule ja siis saab igal ajal juurde osta. Aga kullahoiusega on nagu see, et seal ikkagi on teatud tähtajaks ta sõlmitud, näiteks aastaks ajaks, et siis on nii, et vahepealsel ajal nagu lõpetada ei saa. Aga vekslitega on niimoodi, et ostad veksleid, sisuliselt see on kulla hinna alusel ja kui kulla hind tõuseb ka vekslite väärtus ja sobival ajahetkel müüd maha põhimõtteliselt ja teenid raha. Et see on nagu selline operatiivne variant siis kulda investeerida läbi Tartu Hoiu-laenuühistu. No mina ütlen ausalt, et mina vahepeal olen ära unustanud, et mul on ju ka see veksleid olemas. Mina ütlen sulle ausalt, mina iga kuu, kui ma palka saan, iga kuu alguses, siis ma panen 10 eurot vahetan vekslitesse. Nii et ma olen kogunud niimoodi nagu seda endale. Ja ma ütlen, ma olen paar korda müünud ka, kui mul on näpud põhjas olnud, et siis ma vaatan, et ma ei ole tahtnud müüa, aga ma olen ikka müünud ja siis ma olen ikka kasumiga müünud. Kuule, väga hea nõuanne, et selles suhtes, et mina ju järgin kogu aeg, et kuna me oleme sinuga juba siin nii palju aastaid juba nagu vestelnud ja olen kogu aeg nagu võtnud neid investeerimissoovitusi, siis seda trikki ma sult veel ei teadnud, et hakkame ka siis tegema, et hakkan ka siis nagu veksleid juurde, sest mul on teatud hulk seal otsed, kui ma õigesti mäletan, vist on mingi 20 veksleid või midagi sellist, et ta on nagu kogu aeg seal, aga ma ei ole kunagi nagu süvenenud sellesse, et sai kuidagi nagu tehtud see investeering, aga näpupulsil ei hoidnud. Aga kui sa sisse logid sinna interneti pank e-teenindusse Tartu Hoiu-laenuühistul, siis sa näed nagu seda, et sul on see 20 vekslit ja siis ta näed ka, mis on turuhind eurodes sellele. Et iga päev see muutub. Et sellele peaks hakkama natukene lähemalt pilgu peal hoidma. Ja kui sina ütled, et sa nagu iga kuu oled sinna 10 euro eest kõrvale pannud ja nii, et vaadates, kuidas see nagu hüppab, et
kuidas siis ütleme, et me oleme kõike mõtnud seda, et sellised, et vaata, kui välja võtad, et näed, et üks leivapäts rohkem on ju, saad endale lubada ja nii edasi, et kuidas sul on olnud, et on üks leivapäts või saanud võid ja vorsti ka peale? No võid ja vorsti ka, vorsti ma ei söö, võid söön, aga jah, ei, selles mõttes, et ma arvan, et ma hakkasin ostma nagu siis neid veksleid, kui see hind oli 50 eurot gramm. Ja nüüd on ta ikka 100-ni jõudnud nagu, nii et ma olen ikka poole juurde saanud umbes. Poole võõra, see on kõlab päris hästi. Aga igatahes, kui teie tahate ka, ütleme siis proovida seda vekslitega asja või siis kullahoius, kui sellist on Tartu hoiulaenuühistus täiesti olemas, kullahoius on selline hoius, mille siis nii-öelda hoiustatakse raha väärismetallides ja ta on selline stabiilne ja pikaajaline investeering, mis on tasuv valik sellises pikas perspektiivis ja temal on nagu selline hea omadus, et ta on ka pärandvarana võimalik, ehk siis kui te olete, saate, noh, mis ma ikka siin seletan, Andrus, räägi, mida tähendab pärandvarana? No, et saad ju pärandada tulevastele põlvedele, et tulevasel ära sured lõpuks, noh, otse välja öeldes, et annad oma pärijatele üle, kas lapsele, lapselastele või nii edasi, abikaasale. Või ta võib olla ka selline, et kui teil perre sündis alles laps, siis pikas perspektiivis tahate, et lapsel ütleme 18. eluaastaks oleks juba midagi nagu käega katsutavat või midagi sellist, siis on ka, et võite selle kullahoiuse avada ja tehagi, et see on nagu selline pärandvarana, et kogute kogu aeg sinna ja kui on, noh, minek, siis on lapsel on ka nagu kogunenud sinna kullakang, lahkudes ulatad kullakangi nii-öelda lapsele kätte. Jaa, et vaata, ja palju parem oleks ju nagu, et muidu öeldakse kirsturaha. No kes see, mis kirsturaha, sa tahad kogu kirstu osta endale, nagu siuke morbiidne värk, kuigi võib-olla vajalik, noh, mitte võib-olla, tegelikult ongi vajalik. Nii on vajalik, aga ilusam on öelda nagu seda, et näiteks kullahoius, eks ole, et ma kogun mitte kirsturaha, vaid kullaraha. Minu arust oleks niimoodi parem. Ja siis küsitakse, et kas sa tahad, et sind kullast kirstu maetakse? No, aga vanas Egiptuses ju maeti nagu, et kui nalja teha niimoodi. Aga no mis kullast kirstu, et kirstu on ka parem osta ikkagi kullakangi eest kui nende rahamärkide eest, mis ajas oma väärtust kaotavad, sest ka kirstude hinnad tõusevad. Ja, aga erinevalt kullast aga kullal on see, et kulla hind tõuseb, aga väärtus ei kao. Väärtus ei kao, jah, ja ütleme niimoodi, et sama tüki kulla eest saab ikkagi sama koguse leiba, no ütleme keskelt läbi, kui siin vaadata 100 aasta perspektiivi, sama koguse ülikondasid, sama koguse toitu ja võib-olla ka samasuguse kirstu. Igatahes jah, et kui tekib huvi, siis tartuhly.ee on see lehekülg, võtate sealt ette eraisikule hoiused ja kohe esimesena pakubki välja kullahoiuse, et te saate ilusasti kogu info selle kohta ja saate ka tegelikult isegi lingi, kus te saate kulla hinna reaalajas jälgida ja seda ka läbi aastatega nii-öelda tagasi ulatuvalt, et saate võrrelda, et kas tõesti meie jutul on olnud iva ja kas me rääkisime siin pada või on ikkagi tõsi taga, et kulla hind on kogu aeg olnud tõusvas joones. Ja vaata, üks asi, mis projekt, mis meil on, ja ka millega me praegu edasi pole läinud, on Pärnus, me oleme siin rääkinud ka Põhjatähe maja kõrghoone, mis on, noh, tuleb ühel hetkel tegema hakata. Et see oli esimene pilootprojekt, kus me pakkusime müüa, keegi ei ostnud ja ei olnud huvitatud toona. Ja see oli ka siis, kui kulla hind oli veel seal 40-50 eurot gramm. Et me pakkusime ka esimest kinnisvara arendust, et osta vekslit eest. Ja meil on ka kuvatud, kui te lähete pohjatahe.ee, siis seal on hinnad kuvatud korteritel nii eurodes kui vekslites. Aga mul on pagana hea meel, et keegi ei ostnud vekslitesse, sellepärast, siis ma oleks mööda pükse saanud. Aga ostja jällegi oleks võiduvees. Ostja oleks võiduvees olnud, nii et kõik, kes te ei ostnud, mina kaasa arvatud, olete lollid, tegelikult. Jah, et arvestades seda kõikuvat siin Euriborid asjad, mis meil on, et noh, sellega oleks nagu tõesti võiduvees olnud. Ja kinnisvara hind on ju nagu teadupärast ka nagu nii kogu aeg tõuseb, et see topelt tõus nagu jusuliselt, et võidad nagu sest vaat selle asja mõte oligi nagu see, mina naiivse inimesena hakkasin mõtlema niimoodi, et inimesed tabavad selle asja nagu ära tuuma, et vaata maja ehitamisel läheb teatud aeg ja minul oleks see olnud nagu selline vahendite vabastamine teatud ajaks nagu, sellepärast, et mul ühistul ju kuld on nagu olemas selles mõttes kullareservid, meil on ikka rohkem neid reserve, kui on kullahoiuseid. Et sisuliselt põhimõtteliselt inimene ostab ette valmis vekslid
ja siis, kui korter on valmis, siis maksab vekslit ees selle turuhinna alusel nagu põhimõtteliselt. Nii et siis oleks kindlasti inimene olnud võiduvees, ühistu oleks võiduvees sellega olnud, et ta põhimõtteliselt oleks käibevahendeid sealt saanud, kuna kullavarud on nagu nii suuremad ja lõppkokkuvõttes oleks need vekslid tagasi tulnud, nii et kõigil oleks nagu võit sees olnud. No vot, et järjekordne selline projekt, kus ma ei oleks ilmselt Pärnusse kinnisvara soetanud, et ei ole nagu Pärnu kandi inimene üldse, aga kui siuke Tartus peaks tekkima, no siis võib ikka piiluda, et anna oma sellistest nii-öelda rumalustest teada, kus hoiulaenuühistu inimene võiks võita. Teeme niimoodi, ega need rumalused läbi pole saanud, teeme veel. Igatahes veel kord tartuhl.ee, te vaatate sealt eraisikule mõeldud hoiuseid, kullahoius täiesti olemas, tulge hoiulaenuühistu liikmeteks ja soetage endale kulda, et ei oleks vaja koguda kirsturaha, vaid kogute hoopis kulla raha. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandust ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios ikka veel Andro Oros ja Maksim Romanovitš. Nii jätkame siis selle segmendiga, kus natukene ka sükest päevakajalisemat ja ka meie rahakoti puudutavat temaatikat. Kui kogu maailm on, ütleme siis, vaevleb natuke, ütleme siis majanduskriisi käes, kui sellised võib öelda, et need tollitariifid ja kõik, mis me siin loeme, mis ilmselgelt varem või hiljem ikkagi hakkab mõjutama ka meie rahakotti, siis erinevad riigid kasutavad selleks erinevaid meetmeid. No, meie oleme paraku kasutamas seda meedet, et tõstame järjest makse. Selleks ajaks, kui meie saade siit nüüd eetrisse läheb. On maksud jälle tõusnud? Ei veel, et paar päeva on veel selleni, et aktsiis tõuseb ju 1. mai. Et paari päeva pärast, et saame järjekordselt peale plekkida ja see aktsiisi tõusud olid märkimisväärsed. Kui ma eksi, elekter oli vist 45%. 45%, jah. Uskumatu, eks ole. Ja see on ulme, mis toimub, et oleks siis, ütleme, et oleks 5% siis, eks ole, aga 45%. See on nagu, see võtab nagu kukla nagu ikka korralikult sügama, et kuidas see saab, et elekter 45%, maagaas 20% ja diisel 7%. Aga vaata, kas Jürgen Ligi pole mitte see olnud, kes on öelnud ja seda on igal pool muidugi korrutatud ka isegi teadlaste poolt ja ega poliitikud armastavad korrutada, et aktsiisidega maksustatakse, ega aktsiis ei ole maks, et aktsiisiga nagu siis nii-öelda maksustatakse neid tooteid ja teenuseid, mille tarbimine on kahjulik ja mille tarbimist valitsus ei taha, et sa teed. Ütleb, suitsuaktsiis on, sa ei taha, et suitsetatakse, tubakaaktsiis, viinaaktsiis või alkoholiaktsiis, et sa ennast lakku täis ei joo, aga ka elekter on selline, et sa ei tohi elektrit põlema panna, sa ei tohi voolu kasutada, pead koopasse minema. Sellepärast tõuseb aktsiis, mis on veel diisli, bensiini aktsiis, autoga ei tohi sõita. Saastad õhku, vaata niimoodi. Nii et mis aktsiise veel saaks tulla? Eluaktsiis. Ei tohi elada. No ma arvan, et see õhuaktsiis ka, et ära jumala eest hinga. Ei, nali naljaks, et aga tegelikult elektrivad aktsiisi tõused, inimestele, vaata, see on natukene naljatades, see on juba sotsiaalsfäärist, et see on juba perekonnapoliitika, et kui elektrit ei ole, siis inimesed, mis ikka lähevad magama ära ja vaata, siis iive tõuseb. Ei, paraku ta ei tõuse, kui ta tõuseks, oleks ju tore sest vaata näiteks, miks Afganistan, ma lähen teise teema peale, eks ole, kui sa võtad nii, et miks Afganistan näiteks võitis ära nii venelased, venkud kui jänkid. Võitiski sellepärast ära, et seal tapeti, USA läks sisse oma kõrge relvastusega, Venemaa läks sisse oma toore jõuga, oli ka parem relvastus kui Afganistanil, aga mõlemad pidid häbi ka välja minema, sellepärast, et naised sünnitasid niivõrd palju lapsi peale sinna ja see võitlustahe ei kadunud ära ja maast madalast õpetati kaitsma oma riiki, oma rahvast, ükskõik mida me sellest Afganistanist arvame või sellest poliitilisest olukorrast, mis seal on ja ühiskondlikust korrast ja nii, aga fakt on see, et näed, inimesi sünnib peale ja seda rahvast ei ole võimalik alistada mitte kellegil. Jah. Aga meie maksame rõõmsalt aktsiisid kinni, maksud ka. Iive on madal, isegi siis, kui tuled ära kustutada, ei tõuse. No jah. Sinul oli hea selline, ütleme, märkus sa tegid, et kui ütleks niimoodi, et
kui aktsiisid tõusid, siis sama mitme protsendi võrra võiks ju siis ametnike palk nagu langeda või nojah, sest see tähendab ju nagu ametnike läbikukkumist, mitte ametnike, no ärge kujutage ette, et mitte õpetajad ja mitte need, kes seal linnavalitsuses või kuskil ministeeriumis või Riigikogus laua taga istuvad ja ütleme külalisi vastu võtavad, ma ei pea neid nagu silmas, ma ikka pean silmas, kui ma räägin ametnikest, et tippametnikud, kes tegelikult otsuse vastuvõtjaid ja seal kantslerid, asekantslerid, osakonnajuhatajad sellised, pluss siis poliitikud, igasugused Riigikogu liikmed, valitsuse liikmed, nendel tuleks küll maha võtta, sellepärast, et see on nende läbikukkumine. Et see aktsiisitõusis, jah. No igatahes meil nagu need tõusevad, aga... Ja vaata, ma tahan veel öelda, no elektriaktsiis, ja küll ma saan veel tubakaaktsiisist ja sellest aru mingil määral. Aga elektriaktsiis tähendab, vaata, noh, samas see asi on muutunud nii groteskseks ja nii siukseks absurdseks, et ühelt poolt meil on elektribörs, kus pidevalt pasundatakse uudised, et jälle tõusis ja nüüd on miinus, nüüd tarbige, nüüd minge sauna, nüüd on miinus hinnaga, nüüd minge sauna. Ja siis järgmine päev jälle, et nüüd tõusis lakke ja et issand jumal, mis saab, eks ole. Aga see on ju järjest tühisem komponent on see börsi hind, millele kogu tähelepanu suunatakse. Et miks me selle börsiga siis üldse liitusime, et põhilise komponendi elektri hinnast moodustab võrgutasu, mida pidevalt tõstetakse, seal ei ole midagi juustest kakkumist, et issand jumal, kus ta nüüd tõuseb. Ta tõusebki kogu aeg, seal ei lähegi alla. Börsi hind läheb vahel vähemalt alla, aga võrgutasu ei lähe kunagi alla, see ainult tõuseb, eks ole. Tulebki juuksed peast ära kakkuda. Aktsiis ka, mitte kunagi ta ei lähe alla, alati on ikkagi niimoodi, et jälle pannakse 15% otsa, jälle 45% otsa. Taastuvenergia tasu tõuseb, eks ole. Käibemaks kogu aeg tõuseb, ei lähe kunagi alla, kuigi alati on ajutine. Ja et lõppkokkuvõttes tegelikult see börsi osa seal, nagu, et me üldse börsil nagu osaleme, see on ju naljanumbriks muutunud. Nagu. Et põhilise hinna moodustab elektri puhul riiklikud igasugused maksud, mis ei ole elektri tootmisega mitte kuidagi seotud, nii et kallid inimesed, kui te siin arutate neid asju nagu seda, kas tuuleenergia või päikeseenergia või tuumaenergia või kivisöe või põlevkivienergia, sellel ei ole mingisugust tähtsust, palju seal tootmise omahind on elektril, vaid siis põhilise komponendi moodustabki riigi maksud, aktsiisid, igasugused riiklikud tasud, võrgutasud ja me olemegi nagu B-tähega olukorras. Ja, no täna selle saate salvestamise ajal pidi just olema rekordiliselt kallis elekter, et sellepärast me täna kiiresti teeme, et vaata, ma tahan ka tule välja ära kustutada. Ega jumala eest mitte nagu aktsiisi pärast ja taastuvenergia tasude ja igasugust võrgutasude pärast, et ikka börsi hind on süüdi. Ja, et miks ta nii kallis on. Ja igatahes, et meil on nagu need maksud tõused, aga sellest nagu see mainitud, et ümberkaudsed riigid ja meie lähinaabrid on läinud teisted, et hoopiski makse alandavad, et kas sa teadsid seda, et neljapäeval kuulutas välja Soome valitsus, et eraisiku kui ka ettevõtete tulumaksu langetatakse ning samuti langetatakse toiduainete käibemaksu praeguselt niigi madalalt 14% 13,5% peale. Et kuidas sa nagu suhtud sellesse, et näed, et kas kelle siis valitud tee on nagu õigem, et kas Saksamaa ja Soome ja ütleme majanduslikult või siis eluolult nagu paremate riikide olukord, et kus nad lähevad nagu maksude alandamise teed või siis me oleme need, kes me tõstame ja ütleme pikas perspektiivis 10 aasta pärast saame nagu vaadata ja öelda, et näed, et meie käitumine oli õige ja meie tulime nagu kriisist välja selliselt. Ma ei usu, et see meie tee on õige. Mitte ainult ei usu, et see ei ole ka õige, sellepärast, et võib-olla ta oleks siis õige, kui Eestis oleks raha jalaga segada, käibed oleks suured, toodetakse, kasumit on, sa maksad nagu mööda minnes need maksud ära. Et sellisel juhul jah, täidad kiiresti riigi taskud ära mingisuguse eesmärgi jaoks ja lähed nagu edasi, saad uue kvaliteedi taseme, aga me oleme nii väike majandus, et see käive, kui ta veel kokku tõmbub, nagu, siis juba ei piisa nendest maksumääradest ka, mis praegu on, siis tuleb veel neid määrasid tõsta ja siis kaob see käive üldse ära. Ja kui käib käive ära, siis ei ole nagu tööd ja leiba ja mitte midagi ei ole. Pannakse ettevõtted kinni, kolitaksegi neid Soome ära. Nii et nii on. Nii et eks loomulikult naabrid teevad õigesti, vähendavad maksusid, aga see mitte ei vähenda maksutulu, maksulaekumist, see suurendab seda, sest käibed hakkavad kasvama, majandus kasvab, töökohti tuleb juurde, inimesed saavad rohkem tarbida. Nii et tegelikult tuleks üldse kõik need reeglid, bürokraatlikud reeglid üle vaadata. Kaasa arvatud see, vaata, mis ei ole ammugi mitte vähem tähtis,
et tahetakse Euroopa Liidu tasandil üldse sularahaga arveldamine peaaegu et kokku tõmmata. Et tegelikult päris majanduse kokkutõmbumist Eestis me näeme siis, kui sularahaga arveldamine ka siin põhimõtteliselt minimumini viiakse. Näiteks Ungari on astunud vastupidises suunas, et ta muudab, vähemalt tahab muuta peaminister Orban põhiseaduslikus õiguseks sularahaga arveldamise, mis tegelikult see on absurdne, et niisugust asja üldse peaks nagu põhiseadusesse kirjutama, sellepärast et rahal ongi erinevad vormid ja tegelikult see olekski täiesti loomulik, et ilma igasuguste rahapesu pseudoreegliteta inimene ei peaks tundma, et ta on kahtlustatav mingisugusest kuriteos, kui ta kasutab kas siis sularaha või minu pärast kas või mingi krüptoraha või muud asja, mis ta kõik on nagu, või kulda minugi pärast, või teeb suuremas mahus ülekandeid, et see ongi nagu raha ja rahal on erinevad vormid, et nagu vesi on, ütleme, kord on ta jää, kord on aur, kord on vedelik, et raha niisamuti. Aga näed, Ungari on seda sammu astumas ja ega see ei ole mitte siuke populism, nagu võib-olla arvatakse, et tahab vastuvoolu ujuda. Ma ei tahaks öelda, et pange tähele, et kui Eesti esirinnas nagu sularaha arveldamise ära lõpetab, et siis maksulaekumine olulisel määral väheneb, aga nii see on, sest vaata siin taga on lihtne loogika. Et jah, see mantra võib olla juurde, et ega sularahaga arveldamine ei tähenda alati maksupettusi, aga siiski ma pean ütlema, et vahelda tähendab ka teatud maksude maksmata jätmist. Näiteks nagu hõlma alt, ma ei tea, arveldad oma naabrimehega, et sisuliselt sa peaksid ka suuremad kingitused arvele võtma, et keegi teeb sulle suuremalt sünnipäeva kingitusi, tegelikult sa peaks seda ka deklareerima. Teeb sulle sularahas niimoodi, eks ole. Sa tavaliselt ei tee seda või kui sa annad tegelikult, tuleb... lähed pulma annad ikka. Lähed pulma annad või tuleb vanavanematele lapselaps nagu külla, minu vanaisa ka, kuigi ma ei tahtnud, aga alati andis mulle 25 krooni või 50 krooni või lõpupoole andis 100 krooni muru niitmise eest, eks ole. Ma ei tahtnud, aga nad alati surus nagu taskusse. Tegelikult ma oleks pidanud selle nagu, ma ei tea, ettevõtlustuluna või kuidagi deklareerima ja sealt ka maksud ära maksma. Loomulikult ma seda ei teinud. Kuni selleni välja, et teinekord turul kaubeldakse ja sealt nii edasi, et osa deklareeritakse, osa mitte. Aga see on jumala õnnistus tegelikult, et osa ei deklareerita, sellepärast, et see suurendab muude maksude laekumist. Näiteks, kujutagi ette, et mingi turutädi, eks ole, kes müüb teile midagi seal. Jätab poole oma käibest deklareerimata, aga ega ta siis prügikasti seda teist poolt ei viska. Ta läheb ametliku kauplusse, Selverisse või Coopi või kuhu iganes. Need maksavad suure tõenäosusega riigimaksud ära, aga oma käibemaksud, aga maksavad ka oma töötajatele palkasid, nii et see raha, see nii-öelda must raha, mida tituleeritakse justkui, et on pool kuritegelik ja rahapesu ja mis iganes. See tegelikult läheb ametliku majandusse tagasi ja suurendab muude maksude laekumisi. Lõppkokkuvõttes ka maamaksu laekumised, elektriaktsiisid, kas või ongi inimene, see sama turutädi, eks ole. Müüb oma kurgid ära, saab 100 eurot, kuskile deklareeri, läheb, paneb pangaautomaati arvele, läheb, maksab elektriarve ära selle eest. Seal ongi aktsiisid, võrgutasud, käibemaks, ongi maksulaekumised. Nii et tegelikult kaotage sularaha ära ja te näete seda, et ega Eesti majandusest ei jäägi midagi järgi. Siis jääb selline, kuidas ütleme siis, teenuse vastu kauplemine. See asi läheb primitiivseks tagasi, sest vaata, ega sularaha ei ole tekkinud nagu keegi, et keegi on nipsu löönud või keegi on kuskil Riigikogus otsuse vastu võtnud ja et meil on kangesti vaja seda. Eks ta on tekkinud ajaloolise arengu tulemusena, et nii on nagu mõistlik inimeste vahel arveldada, et ma ei maksa sulle kanamunades või juukselõikuses, vaid ma teen sulle juukselõikus, sa annad mulle mingid rahamärgid, ma lähen kasutan need kuskil ära kanamunade ostmiseks, nagu, et see muudab ühiskonna nagu efektiivseks. Ja kui nüüd lõigatakse nagu see vahetusvahend nagu vahelt ära niimoodi, mis on loomulik, mis on ajaloos kujunenud tegelikult loomulike protsesside tulemusena, mitte kellegi bürokraatliku otsuse tõttu, siis tegelikult sellega halvatakse normaalne ühiskonna toimimine. Ja ma olen oma silmaga sellist versiooni nagu sellist arhailisest kauplemisest näinud, et ei hakka kohti nimetama, aga igatahes üks külas on siuke komme, et kõik, see oli ütleme sinna 90ndate ajal, et absoluutselt igas majapidamises tehti puskarit. Ja ongi, et küla peal on ikkagi ka neid, kes sellele see puskar nagu jube hästi maitseb, on ju.
ja ometigi, et läheb naabrinaise juurde, memmekese juurde, et läheb lõhub tal puud ära, on ju. Paneb riita ilusasti, et mis siis, kuna raha eriti ei liigu, mis siis vastutasuks memmeke annab, pudeli puskarit, on ju. Mees on õnnelik, läheb ära, on ju, ja siis ma küsin tema käest, et kuule, et aga sa tead, et sul nagu kodus on ju ka, et sul on nagu masin ja et sa ka nagu ise ju villid ja nii edasi, et nagu, et mismoodi see nagu kas sul kasu sees, et käisid lõhkusid puud ära, said pudeli puskarit, kui endal kodus on terve rivi seda sama puskarit. Aga vaata, mul on sama küsimus olnud, et äkki sa oskad vastata, ma olen kuulanud nagu sõjaaegseid memuaare, kuidas Eesti NSV rahvakomissar Lembit Lüüs näiteks räägib seda, et kuidas et raha ei olnud nagu pärast teise maailmasõja lõppu ja kuidas ta Eesti NSV valitsust uuesti siin käima tõmbas ja erinevad ministeeriumi ja kuidas oligi, et Eesti NSV valitsus sai nagu sealt kuskilt sai nagu Vene sõjaväelt sai 10 tonni puskarit vist, no mitte puskarit, ikka ametlikku viina nagu, eks ole, alkoholi. Ja kuidas ta siis ministeeriumide vahel need nagu ära jagas, et siis käigus hoidis seda elu, et sai seda vahetada siis bensiini vastu ja selle vastu, aga mul alati tema juttu kuulates ja nüüd sinu juttu, et tekib see küsimus, et mis lõpuks siis selle puskariga saab, keegi peab selle lõpuks ju ära jooma nagu või et noh, et kelle jaoks ta siis nagu väärtus on, et kui sina mulle annaksid puskarit, mina ei tahaks seda näiteks. Et ei, ma saan aru, et jah, et eks ta mingil määral ta ju läheb nagu nii kuskil käiku ja tegelikult siin koha peal, et korra tulles tagasi siin mitu aastat tagasi alganud Vene-Ukraina sõja kohta, siis nii palju kui mina jälgisin seda hästi lähedalt, intensiivselt, siis mina sain aru, et näiteks selline puskari ja selline käraka omamine päästis nii mõnegi inimese elu sellega, et sa andsid nendele nii-öelda vaenulikule poolele andsid, näed, et ma annan sulle pudeli, et lase mul sellest kontrollpunktist läbi, et ma saan oma perega välja minna ja nii edasi, et kärakat peab kodus olema, paistab, et no paistab, ja eks see jääbki müsteeriumiks nagu, et kuidas siuke valuuta mõjub, et see on nagu nii-öelda käibevahend, aga jah, et kui sularaha ära kaob, siis hakkab see käibevahend võib tõesti hakata pead tõstma, siis me oleme jällegi selle sama probleemi ees, et inimesed jube palju tarbivad alkoholi, jälle see salaviin hakkab liikvele minema ja nii edasi, nii et sisuliselt me nagu ühe draakoni nagu või selle meduusa nagu pea lööme ära ja siis 2 tekib kohe asemele, et ühe probleemi kõrvaldame, teise nagu kohe tekitame. No jah, eks ta nii on. See on selline arvamus vähemalt. Ja no eks viina peab kodus ka olema, seda ma pean ka ütlema, et ega mul on ka kodus, kuigi ma ei joo nagu seda ja pole üldse alkoholi joonud juba 15 aastat vist vähemalt. Aga kulub ikka ära, siis ma teen sellest nagu, ütleme, käte puhastusvahendid autosse ja kodus peab ka olema, et kui mingi haav on näiteks briljantrohelist ei ole, et siis paned kas või puhastad haava, nagu ikka tekib tööd tehes või kuidagi vigastad käe või kuskilt ära, et puhastad haava ja tuleb mingi vistrik näkku, paned nagu vistriku peale ja kulubki ära niimoodi, siis käidki, ostad lauaviina kõige odavamat nagu. No aga ikkagi suures paanest tagasi tulles, et nüüd me saime ikkagi jaole sellele, et makse on vaja hakata alla tooma, sest et tegelikult sinu jutust kumas ka läbi selline tõik, et kui meil ei ole siin turgu ja kui elekter on niivõrd kallis ja maksud, siis kolitaksegi lausa Soome ära, kuhu me oleme, kelle poole me alati vaatanud, et näed, et jube kallis riik, seal ikka elatakse hästi, seal on kõrged palgad ja nii edasi, siis nüüd hetkeseisuga ju viimaste uudiste näitel ongi, et nagu mille sa ka siin enda sotsiaalmeedias välja tõid, et küünlade tootja Hansa Candle otsustas oma tootmise üle kolida Soome, sest et seal tuleb odavam toota, et minu arvates on mingil määral nagu pretsedent, et pole kunagi sellist asja olnud, Eesti on alati olnud ju see maa, kus Skandinaavia riigid just on Eesti poole vaadanud, et näed, toome siia Baltikumi oma tööstuse, siin on hea odav tööjõud, maksud on mõistlikud, et kõik on nagu hea on transportida, logistika, et saada Euroopasse kohe minna, et ei ole seda Soome lahte vahel, ei ole seda Rootsist ütleme ka, et nagu ka pead üle selle Taani väina tulema ja nii, et me oleme sellega ju täiesti oma positsiooni ära kaotatud. Ei, no asjad ongi pees nagu selles mõttes, et kujutad ette nagu, et Soome, eks ole, kus töötajatel on rohkem õigusi, ajalooliselt olnud ikka niimoodi ametiühingud ja asjad ja palka tuleb rohkem maksta, vähemalt ajalooliselt. Maksud on kõrgemad, ühesõnaga bürokraatia on kõrgem, aga sellest hoolimata juba on tagaspidine tee, et viiaksegi Eestist ära ettevõtted Soome.
kus justkui see niimoodi, nagu ma siin ütlesin, et kõik maksud ja palgad ja bürokraatia on kõrgem, järelikult Eesti on nendes asjades ise ette läinud. Järelikult juba maksud, noh, kui me arvestame siin elektri hinnaga juurde, bürokraatia ja kõik see ei kaalu enam üles seda, mis on Soomes ja minnaksegi tagasi. Nii et see on koht nagu peeglisse vaatamiseks ja ongi, nagu ma eelnevalt olen öelnud, et tegelikult Eesti tuleks ma ütlen otse välja, Eesti tuleks muuta maksuparadiisiks. Eesti tulekski muuta selliseks maksuparadiisiks, nagu on Kaimani saared. Ja kas või välja astuda Euroopa Liidust, nii nagu Gröönimaa omal ajal astus või nii nagu Suurbritannia. Et see ei vasta enam meie seaduslikele või ütleme legitiimsetele huvidele sinna kuulumine, kui see saab takistuseks näiteks, et noh, võtame nii, et käibemaks peaaegu on olematu sellises riigis nagu, mis see on seal, Hispaania ja Prantsusmaa vahel, see väike riik. Andorra. Käibemaks on olematu. Tänu sellele, et ta ei kuulu Euroopa Liitu. Eesti või Soome või ükskõik kes ei saagi käibemaksu täiesti nulli viia, sest Euroopa Liidus on kehtestatud teatud reeglid, et kas ta 5% ei tohi alla minna nagu. No kuigi tegelikult ega tänase 22% pealt, mis suveks tõuseb 24% peale, tagasi 5% peale minna, et see oleks ka juba peaaegu sama hea kui 0%, nii et ega ei ole otseselt vaja Euroopa Liidust välja astuda, sellepärast, et hakata muutusi ellu viima. Aga noh, ma ütlen seda, et ka näiteks bürokraatia vähendamine, noh see ei ole nagu see, nagu siin Reformierakond räägib või Jürgen Ligi või mingid tippametnikud, et noh, et kaotame kuskilt internetiformulaaridest mõned väljad ära ja teeme nagu formulaaride täitmise senise 15 minuti asemel näiteks 5 minuti peale või noh, mis iganes. No see on niisugune kööki-möki, et kas need formulaarid on või neid ei ole, noh, see nüüd ei mõjuta inimesi, vaata, siin on palju sügavamad probleemid, mis see bürokraatia nagu tegelikult on, et noh, kas või tuleme õpetajate juurde, et kui seal kõik tuleb dokumenteerida näiteks selles, mis on stuudiumis ja lööd nagu kirjad lahti ja sa pead nagu aru andma mitte ainult juhtkonnale, vaid sa pead aru andma ka seal lastevanematele ja kõik see. Ja need on nagu sellised nii sügavad probleemid või kas või majandusaasta aruande koostamine ja kas või audiitorite leidmine, revidentide leidmine, et sul formaalselt võivad need olla, aga samas kui ei ole nende hulgas kedagi, kes neid tööd võtaks, nagu, et noh, sul võib olla ka 1000 audiitorid näiteks. Et aga kui nendest 1000 mitte keegi ei võta näiteks teha sinu asju, siis näiteks meie ühisarvelduste siseaudiitor ütleski järgmisest aastast üles nagu selle siseaudiitori töö, sest näiteks rakendusid uued TORA nõuded, mis on justkui sellised, noh, ametlikult jälle öeldakse, et noh, see kaitseb nagu, et hakatakse täpsemalt auditeerima ja vaatama ja justkui nagu kontrollima siis rahaasutuste IT-süsteeme. Aga tegelikult keegi ei saagi täpselt aru, mis see TORA on ja siseaudiitoritel ongi lihtsam öelda, et käed üles tõsta, et aga noh, meil on teisi kliente jalaga segada, et mingisugused suvakad väiksed ettevõtted, me parem auditeerime neid, teenime oma tulu sealt ära, et mis me hakkame purelema Finantsinspektsiooniga või asjaga nagu, et ja sa oledki nagu lõhkisi küna ja sa ei saagi teha, vaat see on tegelik bürokraatia. Et sulle justkui on tagatud mingisugused õigused, aga sa tegelikult ei saa neid nagu rakendada või kas või seal igasuguste lubade taotlemine, et jah, protseduur on olemas, kuidas seda teha, aga see protseduur on muudetud tegelikult ületamatult raskeks, nii et sa noh, formaalselt võid seda teha, aga praktilises elus jääd sa jänni ja sul jääb see tehing, et tegu tegemata ja sellega ka seoses tulu toomata endale ja ühiskonnale. Et noh, sellised asjad tuleb nagu ette võtta. Kuni selleni välja, Maksim, et vaata, see ei ole ju võimatu, et Eestis võiks olla autotööstus. Eestis pandi 30. aastal kokku Mercedeseid. Eestis toodeti ka bensiini ja toodeti diislit ja seda eksporditi isegi nagu, eks ole. Aga räägime ka autotööstusest nagu, et aga kui sina tahaksid täna panna autotööstuse töö püsti nagu endale, sa ei suudaks mitte kuidagi läbi närida nagu ei Eesti ega Euroopa Liidu sellest paberimajandusest, et sul sisenemisbarjäär oleks nii suur, kuigi näiteks nõukogude ajalgi toodeti vist autosid, vormeleid toodeti, Eestis toodeti mingist leivaautosid, asju. Ja Tartus oli Tartu autoremondi tehas. Just. Noh, et ma ei ütlegi seda, et me võib-olla suudaksime konkureerida nagu seal niimoodi, et noh, hakata nagu Eesti Dacia tootma või midagi taolist, eks ole.
aga me suudaksime kindlasti näiteks mingisuguse spetsiifilisi asju teha, no kas või tänava pühkimisautosid või midagi taolist. Aga me täna ei saa seda lihtsalt teha sellepärast, et sisenemisbarjäärid tänu bürokraatiale on nii suured, et isegi kui leidub nagu neid inimesi, kes oleksid valmis tegema just leiutaja hingega, siis nad ei näri paberimajandusest lihtsalt läbi ja asjad jäävad tegemata ja potentsiaal jääb rakendamata. Ehk siis Euroopa Liidust välja ja toome tagasi Eesti krooni? Jah, aga kui muud üle ei jää, sest ega vaata, nüüd kõik see asi on muutunud ju niimoodi absurdseks, et meile müüdi Euroopa Liitu omal ajal ju sellega, et siis on vaba reisimine. Aga vaba reisimine on ka Andorral näiteks ja Šveitsil ja Liechtensteinil ja teistel, Vatikanil minugi pärast, eks ole. Kuigi Vatikani sa ise väga minna ei saa igasse hoonesse niimoodi, aga nemad välja saavad küll minna Euroopa Liidus. Et ega Euroopa Liit ei ole lõpuks see, mis vaba liikumist nagu tagab ja ka Euroopa Liit juba täna räägitakse selleks, et immigrantide ja need COVID-i probleemid, mis siin nagu olid, et taastatigi sisepiiridel kontroll, et tutkid sulle Euroopa Liitu, ei olnud sul mingit vaba reisimist nagu tegelikult, eks ole, kui tahetakse, siis keeratakse kinni ja siga ka ei söö ja ükski koer ei köhi nagu, eks ole, selle peale. Nii et tegelikult, mis see Euroopa Liit siis täna üldse nagu on, et pigem tuleks nagu hea naaberlikele suhetele mõlemalt poolt nagu keskenduda ja kahepoolsetele või kolmepoolsetele kaubanduslepingutele nagu tuleb ise lihtsalt tublit nagu läbi rääkida. Sest ma kordan, et Šveits, eks ole. Ega see, et sa Euroopa Liitu ei kuulu, ega see ei tähenda seda, et sulle või vabakaubanduslepinguid olla. Või siis Norra. Kõik, mis sa praegu nimetad, on ju tegelikult heaolu ühiskonnad ju. Ja see ei tähenda seda, et sa hästi ei või läbi saada Euroopa Liiduga ja et sa ei või nagu lipsi ees käia, et sa ei pea koopa inimeseks muutuma selle pärast või mingit slaavlaseks või mis iganes, vaata nagu siin räägitakse, et siis lähete tagasi Venemaa poole või see ei tähenda üldse seda nagu. Et tegelikult tuleks nagu avaramalt vaadata seda asja ja ma ütlen ka seda, et ega tegelikult tuleme nüüd tagasi selle juurde eestlase mentaliteet. Usud sa, Maksim, nagu seda, et kui me Euroopa Liidust välja astuksime, et Eestis midagi nagu muutuks? Ma millegi pärast arvan seda, et eestlase mentaliteet on kahjuks selline, mis tahabki seda, et tal oleks isand pitsaga turjal ja kes ütleks talle ette, nagu, et mida tohib ja mida ei tohi teha. Et kui me astuksime Euroopa Liidust välja, kas see oleks lahendus? Sest siis need samad isandad näiteks, kes seal, või need kupjad, nagu, kes täna seal valitsuses võimul on ja Riigikogus ja niimoodi koalitsiooni moodustavad, ütle, kas nemad saaks iseseisvalt hakkama või? Nemad otsiksid kohe endal teise isanda. Olgu see isand kas või Putin. Nad täna kiruvad Putinit, aga nad ühel hetkel, kui neil teist valikut ei ole, täidaksid täpselt tema käske või siis Trumpi käske. Või Trumpi või tuleb mingi, või keegi kolmas kuskilt Marsi pealt tuleb näiteks mingi tõesti roheline mehikene suurte mustade silmadega, täidavad selle käske ja jälle nagu ühesõnaga mingit probleemi ei ole. Et võib-olla peaks mentaliteeti nagu muutma nagu selles mõttes, sest vaata näiteks itaallased või vaatad kas või sama Ungarigi või Poola, eks ole, nad on ka isepäised, nad kuuluvad Euroopa Liitu. Aga kuidas näiteks tõlgendatakse seal erinevaid euronorme, et Itaalia sadamates müüakse kala otse näiteks ja ei ole seal mingid sellised tervisenõuded. Tead, ma käisin Kreekas, ma olen seda korduvalt rääkinud, ma võib-olla nii palju ei taha nagu rääkida, et ma ei ülista mitte sealt seda riiki, aga ma näiteks vaatasin seal, kuskilt tegin pissipeatuse ja kuskilt vaatasin neid maju nagu niimoodi, jalutasin niimoodi, hoovid olid ja vaatasin, kuidas elektrisüsteem näiteks oli tehtud. Ja siis mõtlesin niimoodi, et oi, see elektrikapp nagu, et maja on ilusti korda tehtud, aga elektrikapp on niimoodi, et pole isoleerigi seal peale pandud ja niimoodi, et meie elektriaudid kohe kindlasti läbi ei laseks nagu. Aga Kreeka, ta on ka Euroopa Liidu liige, eks ole, ka on mingid formaalsed bürokraatlikud nõuded asjad, aga seal on näiteks niimoodi, eks ole. Et meile tuleks kõne allagi enam nagu see, et sealt saabki see nagu alguse, et ega see probleem ei ole ka niivõrd Euroopa Liit, probleem on see meie enda mentaliteet ja mitte, et ma ütleks seda, et elektriasjadega peaks lohvalt laskma, aga mõned asjadega peaks küll lohvamalt laskma nagu. Teeme sinna ka ühe kiire pausi, siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi Eesti Kroon saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning
kui juba nii-öelda majandusest ja sellest juttu läks, siis Tartu Hoiu-laenuühistu on selle saate toetaja ja Tartu Hoiu-laenuühistul on ju ka oma kohvik plaan B, kuidas sellel majanduslikult läheb ja kuidas mina näen, et seal ürituste kava nagu kiratseb, et kogu aeg on istumised, kogu aeg midagi toimub, kogu aeg millestki räägitakse, et siinkohal ka üleskutset, kui te näete mõnda kuulutust, siis loomulikult tulge ka vaadake üle seal Tähtvere tänav seda kohvikut plaan B, aga mis lähinevad üritused on? 8. mail Veljo Raide, selline mees, esineb teemal Eesti neutraalsus. Ehk siis sellest, millest me eelmises segmendis rääkisime, et Euroopa Liidust välja ja ei, vaata, eks ta vaata, tema on sõjaväelane, eks ta käsitleb rohkem nagu ka seda sõjalist poolt, et sõjaline neutraalsus ja diplomaatiline neutraalsus. Aga miks mitte ka majanduslik neutraalsus? Ma olen ise ka kohal ja eks ma ütlen sõna sekka nagu seal selle üle. Õhtut juhib Toomas Paur, kes esitab küsimusi ja Veljo Raide siis vastab. Ja nagu kohvikule kombekohaselt pakutakse teed, kohvi ja küpsist ka kõrvale. Küpsist ka ja praadi ka ja tomatisuppi ja kõike. Jäätist ka. Ja tomatisupp on teada tuntud Andro Roosi tomatitest. Praegu veel mitte, aga varsti. Tomatitaimed on maha pandud, kasvavad, viskavad pikkust, varsti hakkavad õitsema. Ja ka selline natuke kohaliku omavalitsuse poliittasandil tagamaadele kiikates, et ma saan aru, et sinu jalgealune või tool hakkab kõikuma siin või? No ei tea, vaata, 30. aprillil nüüd kolmapäeval on piirkonna koosolek Keskerakonnal, nii et valitakse piirkonna esimees uuesti ja piirkonna juhatus. No ma kandideerin, ma pean ütlema nagu seda, sest ma ikka olen plaaninud valimistele minna oma meeskonnaga ja minu meeskond ongi siis tuumiku mõttes see juhatus, nii et loodan, et senine juhatus jätkab ja mõned tulevad juurde, aga kunagi ei tea, et eks me näeme, et kas pannakse vastaskandidaate ka ja kas need vastaskandidaadid äkki lähevad läbi, äkki inimesed arvavad, et sa veel ei tead, kes keegi oleks astunud? Praegu ei ole veel keegi astunud, aga alati võib üllatusi tulla. Nii et Volvri õhtuks on selge, et kas Andro Roos jätkab piirkonna juhina Keskerakonnas või ei jätka. Ja sellise pommuudisega lõpetame. Saade oli Eesti Kroon saade rahast panust investeerimisest ja majandust ning saate tõi teen Tartu Hoiu-laenuühistu.